Jaanuaris Lõuna-Korea presidendiga K-popi lugu trummidel ei ole ainus asi, mida liberaaldemokraatliku partei juht Sanae Takaichi tegi, et oma populaarsust ja nähtavust enne erakorralisi valimisi tõsta. Raske rocki fänn, kes on suutnud osavamalt kui Jüri Ratas eurovalimiste eel sotsiaalmeedias kampaaniat teha. Tal on 2,6 miljonit jälgijat näiteks X-is ehk endises Twitteris, samas kui peamise opositsioonipartei juhil on neid 64 000. なんか高市さんが今まで見てきた政治とはちょっと違う雰囲気を出してくれているので、そこにちょっと期待して入れました。 Jaapani raudne leedi, kes suudab mõjutada oma sarmiga nii välisriikide juhte kui kõnetada kodumaiseid valijaid. She was running on a sort of positive message that she will make Japan stronger economically, stronger defense-wise. And she hasn't delivered on those things yet, but people went to the polls kind of thinking positively about her as a leader and having hope in her, having expectation in her. Noori kõnetanud esimene naispeaminister on suutnud ka moes eeskuju näidata, mitte küll Jacqueline Kennedy moel, aga siiski. Proua kannab $900 käsitsi valmistatud käekotti, mille tootjal on tellimusi juba 9 kuud ette, nii kodu kui välismaalt. ここまで広まるとは正直思っていませんでしたが、映像高市首相がですね、颯爽と歩かれる姿がかっこよく映って、そこから日本の若い方ですとか海外の方まで私どものバッグのことを知っていただけて嬉しく思っております。 Õnnelikus ootusärevuses ollakse ka restoranides, sest Takaichi üks lubadus oli vähendada toidu käibemaksu nullini 2 aastaks. Praegu ei ole siiski kindel, kas lubadus ellu viiakse, sest parteis on tekkinud tugev vastasleer. Jõulist tänapäevast naist sümboliseeriv 64-aastane Takaichi näitab seda välja ka suhetes naaberriigi Hiinaga. Ta ütles enne valimisi, kui Peking peaks Taiwanit ründama, siis Tokyo aitab saart. Her Taiwan remarks are something that she really can't walk back. Her conservative supporters would be extremely disappointed. It would cut into her image as a decisive and strong leader. So China is going to have to deal with the reality that Japan now has this prime minister who is anti-China, who is a hawk. Eelmise kümnendi ühe teravama konfliktiohu tekitasidki Senkaku saared, mõne ruutkilomeetri suurune ala Ida-Hiina meres, mis jaguneb mõneks saarekeseks ja kivirahnuks. Hiina kutsub neid Diaoyu saarteks ja peab neid enda omaks. Kalarikas piirkond, kus Hiina patrullaevad ahistavad pidevalt Jaapani kalalaevu. でも政府は近隣諸国との摩擦を生じないと言って反対するわけ。 Vastasseis Pekingiga on tavaline, aga Takaichil on tekkinud ka tugev seljatagune. Muutuvas geopoliitilises jõudu tunnistavas maailmas on jaapanlaste jaoks oluline, et peaminister saab hästi läbi USA president Donald Trumpiga, kes juba õnnitles Takaichit võidu puhul. Peaminister kääris nüüd käisid üles ja hakkab muudatusi ellu viima. 戦略3文書を前倒しで改定し、安全保障政策を抜本的に強化します。自らの国を自らの手で守る。 その覚悟なき国を誰も助けてくれはしません。我が国の平和と独立、領土、領海、領空、そして国民の皆様の命と安全を守り抜いてまいります。 Liberaaldemokraadid said ülisuure mandaadi parlamendi 456 kohast 352, mis tõttu kaaluvad nad ka põhiseaduse muutmist. Rahvusvahelistes suhetes ei ole Takaichile ka piir ees, kui vaadata, kuidas ta õnnitles Itaalia peaministrit Melonit sünnipäeva puhul, kui too tuli 2 riigi suhete 160. aastapäeva tähistama.